erinevaid lähte nagu positsioone, aga üks sagedane on see, et ma löön šamaani trummi ja kuna ta iga päev kõlab erinevalt, siis võimaldab ka võimaliselt iga päev teha erinevat kõlaga lugu. Aga üks päev kõlas ta niimoodi. Ja mulle see kõla meeldis, siis ma lindistasin ta sisse. Siin natuke tuleb muidugi, ei ole nii lihtne, et lihtsalt paned mikrofoni ette ja on valmis, vaid sa pead tegema natukene trikke, võtma mõned sagedused vähemaks, mida sa ei taha, ja saatma teda natukene mingitesse ilustavatesse efektidesse. Ja siis hakkasin lisama kihte, näiteks sellise edasi. Ja siis on parmupilli ja plaksud ja sahistid, aga ma olen proovinud seda lugu hoida hästi lihtsana, et oleks selline mõnus taustamuusika. Edasi on tegelikult raske seletada, sest edasi on juba see, et edasi tuleb võimalikult vähe mõelda ja lasta mingisugusel mis iganes jumalikul väel või millel iganes nagu juhtida ennast lasta. Ja siis lisaks sellisele šamanistlikumale muusikale ma viimasel ajal olen hakanud ka tegema sellist popmuusika taolist parmupillimuusikat, nagu näiteks see lugu.